Tere matkarahvas! Täna meil on üks põnev teema. Hakkame rääkima matkakottidest, matkaseljakottidest ja seda selle nurga alt, et mida valida, kuidas valida ja mida endale üldse selgeks teha enne kui poodi tulla või matkale minna, sellepärast et valik on tohutult suur ja teema iseenesest on tohutult põnev ka. Nii et Kaspar, kui nüüd on plaan endale matk ette võtta ja tulla ja mõelda endale soetamiseks uut matkakotti, siis mille peale peaks alguses mõtlema? Tere ka minu poolt. Ja matkakoti valik on tavaliselt väga pikk protsess. Minust poes olles on meil konsultantide mõttes üks kõige pikemaid. Seal peab päris mitu asja nagu välja mõtlema, et kui pikaks sa lähed, kui palju sul asju kaasas on, kas sul on vaja näiteks telki, magamiskotti või sa lähed näiteks kabiini ja sul on soe ilm ja sul näiteks siselina ainult vaja. Et siis seljakoti maht võib mängida väga palju. Samuti, kui me vaatame nüüd aasta aega, siis talvistel matkadel jällegi sul on sulejoped, sul on sulepüksid, soepesu, vahetusriidid on rohkem kaasas, jällegi sul on väga palju rohkem ruumi kotis vaja võrreldes sellega, mis on näiteks suvel. Et see on hästi personaalne, hästi peab välja selgitama kõik su vajadused, et Kindlasti on sul mingi vahe sees ka, kas sa lähed üksinda, lähed grupiga, kas sul on võimalik asju jagada ja kui palju sul on vaja süüa kaasa võtta või sul on tee poode täis ja majutus on hoopis kuskil sellises väikeses majakeses. Just. Ja no muidugi oleneb ka inimese enda keha suurusest, et peamiselt on siis selja pikkus, õlgade laius, mõned väiksemad mehed, naised, neil on näiteks vaja lühema selja osaga kotti ja mõned suuremad mehed jällegi, neile mingid asjad lihtsalt ei mahu selga, neil on vaja natuke suuremat kotti. Et see jällegi oleneb inimesest endast. Kotivalik on pikk protsess ja sellepärast ongi, et sul on vaja teada, kuhu sa lähed, milline sa oled, mida sa teed ja muidugi ka oleneb su matkamise stiilist, et kas tahab midagi raskemat, hästi mugavat või midagi kergemat, et kiiremini liikuda. Et seal on hästi palju nüansse. Ehk siis see on tegelikult hästi personaalne valik, et kui sa vaatad oma sõbrannale otsa matkakäigus ja vaatad, et tal on äge kott ja tahad endale ka sellist, aga kotti valima tulles selgub, et sõbranna on sinust 40 centimeetrit pikem ja hoopis teissugune või siis sõbrakott meeldib, siis tegelikult see ei pruugi sulle sootuks üldse minna. Täpselt nii, et siin ei ole üks lahendus sobib kõigile kunagi leidud, et iga inimene, kes tuleb matkapoodi, kindlasti peab proovima mitu kotti selga, et aru saada, mis sulle päriselt sobib. No seljakottide valik on väga suur ja seal on peal igavene hulk erinevaid numbreid, küll on mahutavuse numbrid, küll on kaalunumbrid, küll on erinevad tähised nii suuruse mõttes kui ka XL-ide, L-ide, SM-ide, aga nendest jõuame kõik rääkida. See ei ole õige lähenemine, et sa mõtled, et teed ühe ostu, lähen poodi, ostan igaks juhuks kõikideks matkadeks endale ühe sama koti, võtad mingi 100 liitrise, et küll ma saan sellega päevamatkad tehtud ja küll ma saan sellega mingisuguse pikemad ekspeditsioonid tehtud. Ja, et on mingid põhitõed küll, et mida võiks jälgida. No näiteks päevamatkale minnes sul ei ole vaja 100 liitrist kotti ja isegi kui sa lähed pikemale matkale 5-6 rohkem päeva ja sa oled väike naisterahvas, siis sul tõenäoliselt ei ole ka mõtet võtta 100 liitrist kotti, et see koti enda kaal, täiskaal siis koos toidu ja vee ja kogu varustusega võiks mitte ulatuda rohkem kui 30% su kehakaalust. Aga see 30% on ka siis, kui sa oled hästi treenitud. Et tavaliselt klassikaliselt algajal matkajal võiks olla tegelikult kuskil 15-20% kehakaalust. No aga kui ma nüüd ikkagi olen väike naisterahvas ja mul on plaanis minna mitmepäevasele matkale koos sõbrannade ja sõpradega ja see varustuse hulk on tohutu, mis tuleb kaasa võtta, mis ma siis sellisel juhul tegema pean? No esiteks seal võib mängida logistikaga, et kuna toit võtab pikematel matkadel kuskil kolmandiku su koti ruumist ja kaalust, et siis võib mõelda sellele, et saata näiteks toidu kogus ette mingitesse ööbimiskohtadesse, mis on kokku lepitud, või siis vaadata, kas sul on mingid poode või asju tee peal, et sa saad nagu sektoriteks lõigata need asjad, eks ju. Või siis võtad näiteks kaasa väiksema veekoguse, aga vaatad tee pealt mingid veekogud ja siis võtad kaasa ka veefiltri, mis annab siis nagu vee taastamise siis võimaluse sulle tee peal. Et seal neid lahendusi on palju. No näiteks ka grupimatkadel võib telgi jagada ju 3 jupiks, ei pea võtma igale ühele oma telgi, 2-3 inimese telgid,
aga no näiteks sina saad katte, teine inimene saab vaiad, kolmas inimene saab mingid muud jupid, eks ju. Et kõike saab jagada ja vastavad siis inimese tegelikult füüsilisele võimekusele, et kui palju ta näiteks kanda jõuab, siis võib siis jagada vastavalt. Et see ei pea olema, et kõige suurem mees võtab kõige rohkem, vaid kuidas sellel jooksvalt see tunne on, et saab alati ju sõbralikult. Ja kindlasti tasub otsa vaadata ka varustusele, et kui sul on ikkagi 46 aastat vanaema villane magamiskott, siis seda ei ole mõtet päevamatkale kaasa võtta, vaid pigem siis ikkagi vaadata sellise kompaktsema ja kergema varustuse poole. Nii, see on tõsi. Üks asi, mis ajas muutuma hakkab, on meeste ja naiste seljakottide erinevus. Ja pean tunnistama, et olen isegi jätnud ühe toreda seljakoti ostmata, mitte sellepärast, et ta mulle ei meeldinud või ei oleks sobinud, vaid et sinna peale oli lihtsalt maalitud suur V-täht, mis siis ütles woman. Ja loomulikult ei saanud ma seda endale niimoodi osta. Ja seda on muidugi pandud tähele ka tõenäoliselt kottide tootjate juures, et nüüd on neil paljudel peal uued tähised. Meil on siin täpselt identsed kotid, Abisko Haik 35 ja minu käes on siis SM ja sul on ML, eks ole. Praegu kotitootjate suund või trend, siis kuhu nad liiguvad, ongi see, et vähendada siis seda naiste ja meeste kottide erinevust, sest et tegelikult võib olla hästi pika seljaga naine, hästi lühikese seljaga mees, eks ju, et siis seal ei pruugi nii suurt nagu vahet olla siis selles soolises jaotuses, vaid seljapikkuses. Ja siis seda nad siin üritavadki teha, et kui sa vaatad siia tahapoole nüüd, siis ML-i ja näiteks LXL-i koti vahe võibki olla see, et sul on esiteks seljapikkus on erinev, õlapaela see rihm on näiteks LXL-il pikem, siis samuti ka need rinnarihmad on suurematel kottidel pikemad, puusavööd on pikemad ning ka puusavööde taskud on toodud ettepoole, et sul oleks lihtsam ligi pääseda, kui sa oled ise suurem inimene. Et, ja muidugi võib ju eemale tõugata, et kui on naiste kott, nagu sa ütlesid, siis võib-olla mõni mees ei osta, kuigi tegelikult talle näiteks ideaalselt selja sobiks. Jah, mõni mees ei ostnudki. Jah. Eks ole. Nii et selline lahendus on, et nüüd tuleb lihtsalt tulla ise kohale ja proovida neid erinevaid kotte endale, mis selle sinu füüsisega siis ikkagi reaalselt kõige paremini sobib. Just täpselt. Ja kusjuures värvide osas on ka tehtud võimalikult neutraalseks mindud nüüd, et kasutataksegi hästi baastoone, nagu sa näed, rohelised, sinised, mustad, et kõikidele enam-vähem ikkagi sobiks. Milliseid trende moodne seljakoti maailm endas veel peidab? Maailm liigub praegu üldse kergmatkamise suunas ja see tähendab seda, et kõik materjalid liiguvad kergemaks, inimesed otsivadki endale võimalikult lihtsalt, võimalikult minimaalset ja võimalikult multifunktsionaalset varustust. Et kui sul on üks 45-liitrine kott ja sul on varustus, mis sobib sellega kokku, ehk siis ta on kerge ja kompaktne, siis tegelikult need samad inimesed suudavadki selle kergmatkajana siis liikuda väga pikka distantsi, ilma et nad peaks kandma siis väga palju raskust enda seljas. Aha. No toome siia näite, kui sa nüüd hakkasid kergmatkamisest juba rääkima, siis minu selline mitmepäeva matkakott on see Abisko 65, see siin on 45 on ju, ja selle kaal, kui ma nüüd ei eksi, oli 2,56 või midagi sellist. Siis mis see kergmatkamine nüüd koti mõttes endaga siis kaasa toob? Ma tean, sul on siin jalge ees nüüd üks nii-öelda Fjällräveni kergmatkamiseks mõeldud kott, X-Lat 45 ja selle kaal vist on ainult 1,2 kilo. Midagi sellist, just. Mille arvelt see tuleb? Peamiselt see tuleb sellest, et materjali on tehtud õhemaks, et on pandud tugevamad osad mingitesse strateegilistesse kohtadesse, mis kuluvad nagu rohkem, et kui on kotti paned pikalt maha, siis alumine osa on tehtud tugevamaks, aga jällegi mingid kohad, mis nii palju tegelikult vatti ei saa, siis need on tehtud veits õrnemaks või õhemaks siis materjaliga. Ja kui sa vaatad, siis moodsad need kergmatkamise kotid tegelikult on tehtud üsna minimalistlikuks. Et kui varasemalt on meil olnud siin hästi palju lukke, hästi palju taskuid, mis on organiseerimisega tegelikult väga hea, aga need annavad lihtsalt jällegi kaalu juurde. Et siis need uuemad kotid, neil on põhimõtteliselt torukott, kus on siis küljes paar kummi, paar võrktaskut ja siis tavaliselt on ka mingite jopede või kiivrite või märgade telgikatete peale jaoks tehtud siis kummist tasku siia juurde.
nii et vähem lukke, kergemad materjalid ja vähem selliseid toredaid tilulillusid ja kindlasti on ka klambrid oluliselt väiksemad kui siis nii-öelda tava seljakotil. Just. Aga nüüd ühte asja, mida peab kindlasti arvestama, et kui sa vaatad nüüd neid puusa ja õlavöösid nüüd nendel kahel kotil, üks koht, kus kaalu veel kokku hoitakse, on siis polsterduse paksus. Et nagu alati mingis kohast tuleb kuskil see kompromiss mängu, et praegusel hetkel tavalise matkakoti ja kergmatkakoti vahe ongi siis see, et sul on kergem raskus seljas ja sul ei ole nii palju polsterdust vaja. Ehk siis ta võib olla raskema kaalu juures natukene ebamugavam. Ja nüüd, kui sa vaatad, siis viimasele tootjad on pannud ka tavalise kaalu ja siis ka minimaalkaalu. Mis see tähendab, on see, et kui sa tahad nüüd ultrakergeks oma kotti teha, siis siit saab igast juppe küljest ära võtta. Saad võtta ära siis puusavöö, saad võtta isegi raamid ära, saad võtta kõik klambrid siit küljest ära. Ja kui iga gramm loeb, siis kokkuvõtteks on see palju kergem lõpuks. Nii, ja mida veel? On hakatud seljakottidele panema külge siis elemente jooksuvestidest. Et kui sa näiteks proovid korra seda kotti siis selga, siis me näeme, et siin need õlapaelarihmad või õlapaelad, eks ju, on tehtud veidi laiemaks. Ta meenutab natuke rohkem jooksuvesti. Siis need rihmad siin on mõeldud selleks, et sa saad võimalikult ühtlaselt jaotada oma koti raskus ära. Kindlasti kotiproovides peaks panema sinna sisse vähemalt 5-10 kilo, et saada aru, mis seal toimub, et ta suruks sulle õigesse kohta siis selle raskuse. Kas ma pean selle kola kõik kodust kaasa võtma, millega see kotti tulla prooviva või teil on omal mingisugused näidiskaalud olemas ka? Meil on olemas liivakotid või paneme vahepeal telke sinna sisse, aga kui sa tahad eriti täpseks minna, siis on olemas kliente, kes on käinud meil oma varustusega ja tegelikult see on väga hea, sest siis sa saad täieliku meelerahu sellega. Mis sellel veel eelised on? Üks on see, et ta on selline jooksuvesti moodi, ma vaatan siin ees on sellised suured taskud. Tõenäoliselt mitte selle jaoks, et sa käed taskusse saad panna, kui külm on, vaid tõenäoliselt midagi siis kaasa võtta. Ja teine trend, mis nende seljatüüpi kottidega siis ongi see, et sul on taskud igal pool lihtsasti ligipääsetavas kohtades. Et sa saad panna siia snäkke, sa saad panna siia telefoni, akupanga, sul on matkakepid käivad siia ette, et sa ei pea kotti maha panema siis, kui sa paned matkakeppe sinna külge või võtad ära jälle. Ja loogika ongi selles, et mida lihtsamini kõige vajalikumad asjad kätte saad, seda parem on. No nii, lõpetuseks teeme siis näitlikult läbi, kuidas ühte seljakoti selga endale panna, sellepärast, et seljakott on mugav seljas ainult siis, kui ta on sinna õigesti kinnitatud. Kui sa lihtsalt viskad üle õla ja kogu raskust õlgade peal kannad, siis see jääb väga lühikeseks see matk. Üks väike asi, mida ma kõikidel koti omanikel palun tähele panna, et kui te tõstate neid täis pandud kotte, siis ärge võtke kuskilt kattest kinni, võtke ette nähtud sangadest või õlavöödest, sest et vastasel juhul see kott kipub muidu lihtsalt katki minema valedest kohtadest. Ja siis on lihtne, selle venitad endale selga. Nüüd ta on õlgade peal kannab, mis saab nüüd edasi. Nii, nüüd esimene asi, mis sa pead tegema, on panema puusavööd kinni. Nüüd ta on selline, sellest pole nagu suurt tolku. Just, ja nüüd vaata, kuna siin on need kokku tõmmatavad, võtta nendest kinni, kaaluta veits ette ja tõmba kotti natuke üles poole. Hüppa veits. Just, ja nüüd samal ajal tõmba kõvasti kinni. Nii. Väga hea. Kuidas sul on? On kinni. Väga hea. Nüüd võid püsti tagasi tõusta. Ja järgmiseks vaatame siis õlarihmad, et saaks paika. Tõmbad need mitte väga kõvasti, aga mõõdukalt. Nii. Järgmiseks on rinnavöö. Need ma kohe vaatan ära, et sul võiks natukene alla poole tõmmata, sest muidu need jäävad maru sinna kaela alla tüütama. Nii. Ja siis selle võib panna pigem lõdvalt, et see ei pea pingutama, et ta peab lihtsalt hoidma sul kinni. Et siin on moodsamatel kottidel on ka tegelikult kumm siin, et see aitab sul nagu liikumisel kaasa. Ja viimaseks, et su kott, kui sa vaatad nüüd küljega kaamera poole, et kui sa vaatad küljega, siis siin on nüüd kaalujaotus, rihmad. Et kui ta on nüüd hästi lõdvalt, siis see kott on taga. Kui ta on hästi pingul, see tõmbab koti kuklasse. Et nii. Et see võiks olla ka siin kuskil
mõõdukalt pingul, ta ei tohi hakata kotti üles kangutama siit, aga samas ta ei tohi ka lasta sellel kotil liiga palju taha kallutada. Et see aitab sul siis natukene paremini siis tasakaalu hoida, kulutab vähem energiat kandmisel ja umbes niimoodi ta võikski seljas näha. Huvitav on see, et ma toppisin 15 kilo jagu raskust praegu siia sisse ja peale ei ole tunda mitte midagi, nagu polekski midagi seljas. Eks ta muidugi 30 kilomeetri pärast on teistsugune tunne, aga vähemalt praegu, kui ta õigesti kinnitada selga endale sellise hea kotiga, mis on niikuinii hea ja mugav, siis kaob see raskus justkui ära. Just. Ja Väino, ütle mulle, kus on sul peamine raskus, kus sa tunned? Praegu ikkagi puusade peal, sellepärast, et seal ta peabki olema, sest õlgadega ei saa pikka aega kanda. Just täpselt. Ja puusavööd tõmba nii kõvasti kinni, et sul on pigem marraskel puus kui valusad õlad, sest et õlad väsivad väga palju kiiremini ära. No nii, nüüd oleme kotid üle vaadanud, ühe mullegi selga sättinud. Kordame siia lõppu igaks juhuks üle, mis on need olulised nüansid, millele tuleb tähelepanu pöörata enne, kui endale uut matkakotti ostma tulla. Kindlasti vaata üle, kuhu sa lähed, mis aastaajal sa lähed, mis sa kaasa võtad, toidu ja vee situatsioon, kuidas sa magama pead, kas sul on vaja telki või mitte, magamiskotti või mitte. Siis kindlasti tule poodi, proovi kotte selga ja kott peab olema seljas mugav. Ja kui ise seda kõike teha ei oska, siis ongi Matkaspordipood on ääreni täis spetsialiste, kes aitavad sul selle valiku teha. Ja saad õige ja endale sobiva kotiga minna mõnusasti matkale ja nautida igat kui viimast kilomeetrit. Nii et siin tõmbab joon alla, loodetavasti saite kottidest väikese ülevaate ja nüüd ei olegi teha midagi muud, kui minna ka endale uut seljakotti ostma.